hommikust. See on pühapäeva hommikune pihitool on siin. Mida me siis filme? Kus olnud oled 2 kuud. Või ma ei tea, kui kaua me filminud ei ole. Me ei ole väga ammu filminud Vessi on ju. No eelmine kuu ma olin tööl. Metsas. See oli päris kaua ja õuskaid. Hästi kuidagi kõik aja on võtnud tööl käimine ja Hanna hoidmine ja lihtsalt mingid asjad peavad hakkama ühel hetkel nagu andma järgi, et inimesel on ikka nii palju tunde, kui tal ööpäevas on ja lihtsalt mingid asju pidi hakkama kuidagi kokku tõmbama. Ja selle filmimisega ongi selline lugu, et kui sa juba jätad nagu tegemata mingi korra või paar, siis juba on nagu see tunne tava, et pole, et siis võib juba jätta nagu mitte 2 korda, vaid 8 korda tegemata. Sest lihtsalt see on, kui sa oled nagu selles tempos sees kuidagi rutiinis, siis on seda kõike teha lihtsam, kiirem, mõjusam. Aga nii kui juba jätad, siis jääbki. Anna tuli ka vaata. Anna, kes see on see? Anna. Tere, Anna. Tere. Jaa. Sida oled. Tere hommikust. Tere hommikust. Anna ka sosist. Aga täna me mõtlesime üle, ühesõnaga, mis aeg üldse on? Täna on 29. juuni ja ma ei tea, millal me filmisime, aga no see on Kell on 8. Kell on 8 hommikul, pühapäeva hommikul. Ja meil on täna niisugune tunne, et või niisugune plaan tähendab, et me läheme väikesele Hiiumaa seiklusele. Me tegelikult täpselt ei tea, kuhu me läheme, aga me läheme kuskile kodust välja. Ja sellepärast me mõtlesime, et siis me juba filmime ka. Ja kus me läheme? Hiiumaale. Läheme kuskile teisele poole saart, kuigi Lääne poole saart. naljaks oli see, et no täna on täpselt nagu kehv film. Praegu on hetkel päike tõuseb õues või päike paistab ja tundub okei, kuigi üsna jahe oli. Siis lubab tegelikult tormi ja vihma, aga me ei karda tormi ja vihma. Me näitamegi, filmime, kuidas on. Tormi ja vihma see siin. Tormi ja vihma. Me lihtsalt mõtlesime, et me esiteks tahaks saada kodust välja, et mitte olla kogu aeg selles töö ja koduratas. Aga teine teema on see, et me tahame Andreni tuba osoneerida. Meil on selline masin, pärast näitan tegelikult. Pärast näitame, kui tegema hakkame, siis näitame, et me peame minema nagu nii kodust ära paariks tunniks ja siis mõtlesime, et lähme siis juba seiklema. Aga ja veel üks uudis on see, et me panime veel majamüüki, sest me ei ole terve see aeg tegelikult filminud. Me panime oma kodumüügi, nii et ma panen siia video alla meie kodumüügi kuulutusega. Nii et tule Hiiumaal elama. Osta ära. Ei ne? Kuulge, aga head isu. Söömiskulu täis ja hakkame päevaga pihta. See on osonaator. Ja osonaator on, need on erinevaid. See on niisugune väiksem isend, aga neid on päris suuri ka. See oleneb sellest, kui suurt ruumi on vaja korraga osoneerida või asukohta. Aga iseenesest osonaator on siis selline desinfitseeriv õhku puhastav seadeldis, mis põhimõtteliselt ta laseb siis õhu, võtab siit tagant sisse, laseb siit välja. See protsess kestab 180 minutit. On umbes ühe ruumi jaoks, siis üks koduse ruumi jaoks. Andreni tuba muidugi on väike. Et tal seda mingi, ma ei tea, 11,8 ruutu vähe on tal seda tuba siin, pinda on vähe. Ja selles mõttes tal läheks võib-olla isegi kiiremini, aga me ikka teeme kogu selle protsessi läbi. Ja selle töö põhimõte on siis, et ta laseb selle õhu sealt läbi ja osoneerib selle ära, ehk siis rikastab selle osooniga, mis tähendab, et see tuba tuleb kinni nagu teipida või meie teeme aknad paneme kinni, paneme ukse kinni, paneme selle tööle ukse kinni ja teibime ukse ära, sest meil on need vana talu uksed ja uste vahel on vahed.
et ta siis ei viskaks seda esiteks teistesse ruumidesse ja samas, et ta ei võtaks nagu pidevalt seda muud õhku peale, et ta tegeleks selle õhuga, mis siin toas on. Ja kui ta on siis protsessi lõpetanud, ta läheb ise kinni ja siis tuleb tulla siia sisse ja kõik aknad asjad lahti teha, hästi korralikult tuulutada, sest huvitav on see, et juhendist lugesin just, et me oleme tegelikult see masin on meil juba ammu siis, kui me Hiiumaale kolisime, siis me ostsime. Aga igaks juhuks praegu vaatasin üle, et mis peab ruumist ära viima, et ära peab viimast toiduasjad, elusolendid, organismid, sest et me ei ole inimestena, aga näiteks loomad, taimed surevad selle protsessis ära, sest et ta rikastab seda osoonikihti nii palju, nagu selles mõttes 100%, et see ongi nagu puhas osoon, kui siia sisse tuled, ehk siis nagu see värske osooniõhk, et siin ei ole piisavalt siis inimese hingamiseks vajaliku õhu nagu koostist. Sama on siis taimede ja loomadega. Et loomad, ongi mul ka lähebki õue, me läheme ise kodust ära. See selles mõttes see on tegelikult okei, et see ühes toas käib ja teises toas oled nagu samal ajal. Aga ja seal juhendis oli, et peale seda protsessi on siis meeldiv osoonilõhn. Ongi siuke lõhn nagu peale näiteks äikest. Et kui äikese vihm on, siis on ka see osoonikiht on hästi, või osooni see sisaldus on hästi kõrge. Aga see on nagu korda, ma ei tea, 1000 on see lõhn, et see ei ole nagu siuke meeldiv värske peale äikest lõhn, vaid see nagu ekstreemseks nagu piiratud. Aga ta on siis, mis ta teeb, ta desinfitseerib kogu selle õhu ära, mis siit masinast läbi käib, tapab kõik bakterid, aga ka kõik lõhna ja kõik sellised jäägid. Et meie siis, miks me selle ostsime, kui me kolisime siia majja, siis ma õudselt haises nagu kohta. Sa vaata kuskilt, otsisid kanalilt üles mingi esimesed videod, kus on majatuur, siin oli ka megahais. Ja ei igasugust haisu, suitsu. Ja ma filmin praegu, see jääb peale, kui see karjutse. Aga kohe lähme ja. Jimmy ja Hanna on valmis minema. Andren ja Heleri söövad, siis me kohe lähmegi. Aga siin õudselt haises siin majas ja meile tundus, et siin oli see nii olukord nii hull, et meil oli vaja osta see masin, kuigi tegelikult seda saab rentidega. Aga realistlikult me tegime sellega alumise korruse paarisruumis tegime paar korda, sest siin oli see hais kõige hullem. Siin Andreni toas, elutoas ja köögis. Aga ma arvan, et me kasutasimegi seda mingi, ma ei tea, 7-8 korda, võib-olla üldse kokku. Ja siis see on nüüd 3 aastat seisnud, ehk siis tegelikult me oleks võinud vabalt seda rentida. Aga me ei teadnud seda, ma kujutasin ette, et seda tuleb nagu nädalaid ja nädalaid teha, et see haisust lahti saada. Aga mujal on nagu, kui muidu öeldakse näiteks suitsuhaisust ei saa lahti või siis näiteks põlemisjääkidest või ka näiteks vinguhaisust mingitest, mis iganes, kui auto, näiteks ostad omale auto ja seal autos on varem suitsetatud, siis paned selle osanaatori võib panna ka autosse või näiteks keldrisse, et sellest keldrihaisust lahti saada, et see toimib hästi efektiivselt. Ja kestab nagu tükk aega, sest ta tegelikult nagu suretab kõik need bakterid ära, mis seda haisu põhjustavad ja kogu seda mustust. Ja tema nagu fenomen on see, et ta läheb igal pool pragude asjade sisse, mis siin ruumis on, ehk siis, et muidu on nii, et ikka vaata tuulutad ära, aga tegelikult ju seinadesse teevad ikka haisma. Ühesõnaga, aga nüüd on meil see teema, et ikkagi iga suve lõpus, kui on siuke pikk periood, kus me ei ole kütnud, vaat suvel me eriti ei kütta aina oma ahjusid. Eelmine aasta me ei kütnud vist, ma arvan, mingi 3 kuud kordagi ei teinud tuld, on ja umbes niimoodi, võib-olla isegi kauem, sest see majas on soe ja eelmine aasta hästi kuiv. Aga augusti lõpuks ikkagi tekib selline niiskus, see öösiti on külm ja siis, kui on see niiske periood, siis Andreni toas vahetevahel viskab ikkagi kergelt sisse seda suitsuhaisu, mitte nagu hullult, aga ikkagi nii, et on tunda. Ja nii kui kütteperiood hakkab see kaob ära, sest kohe kui on kuiv ja küte ja siis seda pole, aga muidu nagu just siin toas muidu ülejäänud majas enam seda nagu ei teki. Aga sel aastal on nii niiske, sel aastal on siiamaani juba soojaks läinud, kuivaks läinud, ikka on niiske ja hästi vihmased ilmad. Ja huvitav ongi see, et viimased paar päeva on siin toas ikkagi õhtul, kui tuled, just kui uks on kinni, õhtul tuled sisse, siis tunned, et ikkagi kuskilt nagu natuke imitseb seda lõhna. Ja siis ma mõtlesingi, et ei ole mõtet üldse nagu lasta seda hulluks või seda kahnatada siin, et panemegi masina tööle. Viimati me tegime 3 aastat tagasi, nii et ilmselt siis on tükiks ajaks rahumajas. Ma räägin osoneerimisest. Et viimati me tegime 3 aastat tagasi sellega siin toas. Nii et seda arvestades ikkagi see toimis väga hästi. Et nüüd siis teeme uuesti, et ei ole mõtet siin kannatada. Ei, loomulikult. Aga
just lugesin, et seda näiteks soovitatakse keldritesse panna keldrist lõhna, siukse niiskuse lõhna ja siukse keldri lõhna ära saamiseks. Mõtlesin, võiks tegelikult proovida meie keldris, ühes selles näiteks veinikeldris. Et tore, huvitav oleks teada saada, et mis efekti ta seal nagu toodab. Aga me võime ju seda testida. Aga näiteks mida on autodes, seda kasutatakse muidu hotellitubades, tööstushoonetes, tulekahjujärgsetes hoonetes, ruumides, majades, tubades. Kuule, me peame minema. Jaa. Kus Anna on? Bussi. Bussi, see, mis auto... Bussis vaatab multikat. Lähme siis. Tema oli esimene. Kõige väiksem ja kõige esimesena. See läks sinna olla nüüd. Võisime paneme selle kinni. Teibime ukse ära. Paneme tööle ja lähme ära. Lähme tormi. Lähme tormi otsima. Lähme tormi otsima. Me oleme tormi otsijad täna. Ära rohkem hinga siis. Panen käima. Seda lihtsalt ei ole hea hingata seda. Meister teipi. See paberiteip tundub küll, et ei ole nagu vahet, mis see teeb on ja. Aga tegelikult ei ole vahet, eelmine kord me seda avastasime, et ei ole vahet, mis teip see on. Lihtsalt et suuremad vahet kinni. Et see ei pea olema nagu nii mingi ta olla kiletatud ja mingi 100 korda. Et eks nats seda osooni tuleb siia tuppa ka, aga see on okei, et juhtu midagi. Ja tegelikult oluline ei ole see, et sealt ei saaks see osoon välja, vaid oluline on see, et ta ei võtaks siit koos seda õhku, mida osoneerida nagu peale väga. Tahaks, et ta tõmbaks sealt kõik praod õhust tüüks. See oleks väga naljakas, kui sa nüüd avastaks, et sul on rohi siin või midagi. See oleks jah, väga omamoodi. Jimmy peaks seda tegema, ta on meil see teipimise entusiast. Kogemusega. Nii, kuidas tundub? Täitsa teinud. Okei ju. See ei ole mingi teppisteadus. On lihtsalt suuremalt kinni. Okei, lähme siis. Lähme uue. Meie teine peatus. Esimene peatus oli Coopi, Keina Coopi. Tegin kõigile jäätist ja, või noh, peaaegu kõigile. Ja juua ja taskurette. On see... Ja nüüd, kuhu me tulime? Sääretirpile, Kassurisse. Me lähme siis, välis on väga suur tuuliga. Hanna, kas lähme rända? Hanna, jääme tasanda minna või? Saad vaadata, kus Veena johet ennutab. Anne, Anna. Moving time. Sömba au. Ta peab meie serval käima jälle. Tulelohemeistrid. Ma mõtlesin, no kui tänase tuulega käis ja tulelohet ennutada, siis on täitsa lootusetu. Oota meid ka. Hei, oota meid ka. Läks. Kibi läks saapasse. Kibi.
hästi, käed on maasika kogumisest ilusad, kollased. Teab, punased. Pusa on kollane. Pusa on jätsiga koos, käed on maasikaga koos. Mida teha, kui vanus pole veel piisavaid täitis? Kuule, üleüldse sul oli väga sünnipäev. Mul oli. Andren on nüüd täismees. Sööbisoskuse järgi seda ütlesegi. Aga lõpuks ometi saad autoga sõita. See on kõige suurem rõõm, jah. Nii ta ainult sõidab. Nii et kes on viimane aasta või 1,5 aastat me videosid vaadanud, siis nagu aeg näevad, et Andreni kõige suurem soov on alla 18. Iga kord, kui oli küsimus, et millest unistad, siis Andren ainult unistas sellest, et olla 18. Et sõita autoga. Et sõita autoga. Ja nüüd see juhtus. Ja oi, kuidas ma sõidan. Mõtle, su elu suurim unistus täitus. Absoluutselt. Äge ju. Nii, siit pakutakse mähet. Seal on see... Prügikasti, mis seal? Prügikasti, mis seal ja... Ma näisime kogu aeg, kui ma käin. Kus nüüd lähme? Mõtlesime, et Rasmus. Okei. Ära tea, kus siin oli. Okei. Nüüd mõtlesime, et lähme sinna lääne poole edasi. Aga lähme. Lähme kuskile sinna Kalana suunas või niimoodi. Et lähme vaatame, mis seal ilmde. Hull tuul oli küll siin, aga tegelikult soe on õues. Siin on väga mõnus. Paneta maha, on sama raske kui sina. Ettevaatust autole. Oota. Oota käis. Me tulime. Me tulime sinna, mis on seal puudega. Kus me oleme? Ma ei tea, aga ma ütlen, et me oleme siin tuletonni juures. See on ristna tuletorn. Ja siin pole nii hästi neid puuhokast teha. Kohe lähme. Ma usaldan, et see on äge. Bussi tagumine kiht, palun tulge ka välja. Korekit on ikka ees. Taga on need põhjakoristajad. Oga või? Tühja. Teate küll, et mis seal akvaariumis seal põhjas on. Jaa. Millal see tehtud oli? Majakas või? Jah. No, millal? 2000. 2000. Ja see on 25 aastat vana. 2000. Ei, 2000 sai ta oma viimase kuue. Ma saan aru. 2 aastat meil sai tehtud. Nii mõnus. Mõnus istumiskoht. No, mis sa said? Nii palju sain. Nii palju pileteid. Hanna, ma arvan, ei saanud. Mis maksis? 10 eurot. Oli pilet või? Jah, pilet oli, et seal oli kirjas 2 täiskasvanud ja lapsed. Aha. Siis põhimõtteliselt, kui te tulete Perepilet oli siis. perepilet ja kui te tulete kellegi teisega ka veel korraga, siis tehke neist ka lapseks, siis põhimõtteliselt saate kõik korraga. Ja meil kõikide piletid kokku läks 10 eurot. Jah. Super, Kõik. lähme torni. Kõik meie siin, kes me oleme siin, kokku läks 10. Super, lähme. Sa paned endale selle taskusse. Kuule. Üks tahab jooksu juba. Üks tahab juba tornima minna. See on teile 18. See on hinda. Iga Hannaga me saame jagada. Jah. Anna neile eraldi, seal on see... Seal on lihtsalt see asi, vaata, kus tuleb sisse minna. Hanna saab võtta sülle. Mis sinna sai? Lähme. Siit saabki. Siin on see üle ronimine. Tegelikult sealt tuleb, ma arvan, ringiga tee ka. Ja lapsed lähevad siit, täiskasvanud lähevad siit.
võtke Hannaga ka see. No kuidas on vaim valmis või? Jimmy nimelt seljatab kohe oma ühe elu suurima hirmu. Selleks on kõrgusekartus. Ahaa, kardan kõrgust, jee. sa võtsid sealt kõige ebastabiilselt hästi kinni. Tule. Lähme, tulist ketjalt. Pane siia peale. Nii, kõik nüüd hoiame hinge kinni, et ei unustaks sedasi. Ja pane eest lukk kinni, sest väljas on väga suurt. Ai, ei ole nii suuri. Työ on nii hea toide käikult. Ma tundsin sulle soojust. Iga tee algab esimesest sammust. Iga tee või? Kuidas ma ei tea, mida see tähendabki? See tähendab, et kui sa tahad elus midagi saavutada, kuskile jõuda, olles milleski väga hea või teha midagi väga ägedat, siis oluline on esimene samm ära teha. Minu arust tegid kõik 100 esimest sammu. Nii, tee nüüd jälle üks esimene samm ja mine välja. On väga või? Tuletornis käidud. Ja nüüd näitad üks kukust. Ehi on vastus päris täpselt tegelikult. Ja nüüd me läheme Kõpu suvepoodi. piknikukraami just. Jätis on? Mis siis menüüs on? Salat. Kartulisalat ja Hiiumaa leib. Ma tead seda, et see Hiiumaa leib peaks päris hea olema. Meil on siin üks hüva vorstid ja siis ülejäänud asjad on vist Hüvavorstid, Siin siis on kartulisalatid, siis saiakesi, piknikujuustu, banaani. Banaanid on Hiiumaal kasutatud. Ma teen sulle salatileiba. Sobib. Kodus tagasi. kodus tagasi. Nii see 6 tundi juhti läks. Tore nii. Jah. Kõik oli tore, väike seiklus. Väike piknik mere ääres. Oota. Siin ma rõntsin. Mõngi tahab minna. Ja, ma panen selle ukse kinni siit. Mine hüppama. Anna mine batuudi peale. Mine batuudi peale. Kõik oli mõnus. Kuidas sul? Mul ilguudi. Ma magasid terve tagasi tee. Täitsa ära kui sügavad. Mina ka. Nägin und. Ja nüüd on nii raske nagu üles saada. Just ärkasid. Terve maailm nüüd näeme, ma olen, kui ma ärkasin just. Nüüd võiks minna võtta ühe kohvi. See osonaator on ära käinud. Andren läks tegi aknad lahti. Nii et mina ütleks, et pool päeva on juba täitsa korda läinud. It's okay, kohvi juua ja siis saab mõelda, mis õhtusöögid teha. Ma ei tea, mõnus pühapäev. Andu peab veel tööle minema. Mina lähen Tammile minna.
Andrei võiks selle ukse ilusti kinni suvel on mõned kinoseansid ka, nii et minge kinno, kui jumala satute ja kino on, siis minge vaadake Andreinile. Tal on alati hea meel, kui keegi tuleb. No, kas sa sõid ära nüüd või? Ma tulen ka välja või? Oota, ma tulen siis ka välja. Siin on täitsa soe. Seal vahepeal, seal piknikuplatsil oli ikkagi, läks korra nagu jahedaks ka. Siin ei ole nii palju tuult ka kui seal. Külm ja tuul tuli mere peal. Ja seal oli ikka nagu tormas täitsa, seal teisel pool saart. Siin on väga mõnus. Et ütleme, suvepäeval siukse päiksepaisteline on siin väga meeldiv olla. Et saab isegi, kellel on soovi, välipaari kasutada. Siin saab istuda, saab grilli teha, saab väikest lõket teha. Saab siin veel asju teha, et elamiseks ja suvekoduks on päris hea koht siin inimestele. Maad on nii palju, et siia saab isegi keegi endale midagi rohkemat siia ehitada. On ju nii? Nii et julgustame teid, tulge ostke ära. See on tore koht tegelikult, väga tore. Meie armastus ja hea energia on läinud kõik siia. See on lahe koht. Lähme nüüd kohvi tegema. Lähme. Mis raamatut sa lööd? Näita seda raamatut. Kaka ja kevad. Kes raamatut on? Kas see on tore raamatut? Ja see on nii naiakas. On jah? Millest see räägib siis? Kakast ja kevast. Kevadest. No kevadest. No vähemalt kakast. Kaka ja Junni lood. Lastele kohe, Rasmusel on kohe tore lugeda, kui tohib mingit Kaka ja Junni juttu lugeda. Rassi, aga kus sa käid? Räägi inimestele, kus sa käid praegu? Õpetaja juures. Jaa, õpetaja juures, jah? Ma ei mäleta nime. Õpetaja Regina juures. Ja muidugi Regina. Ma just tahtsin öelda Regina. Ta on hästi tore, on jah? Jaa. Rasmusele väga meeldib. Rasmus nüüd on Ma võin ühte asja veel jääda. Jah. Mu see vennapõut on käinud seal. Su vennapõut on käinud. Jaa, on küll. Aga Rasmus hakkas peale kooli aasta lõppu käima siis eraõpetaja juures 2 korda nädalas ja ta läheb seal väga hästi, et saada mingite asjadega järele. Ma mingil päeval kindlasti räägin täpsemalt Rasmuse kooli teemadest, aga nüüd ta tublisti iga päev loeb, täna ta jälle luges ja see on tal juba sel suvel teine raamat, et esimene raamat sai tal läbi. Mingi hiirekese raamat oli tal mingi esimene raamat, mille ta lõpetas. Nii et nüüd läheb juba teine raamat sel suvel. Tubli oled. Nii, kas paneme tänaseks ära või? Ma ei tea, aga ma tahaks näidata, mis siin raamatus on. Tahaks teha. Ja ma võtan ka see sinisest. Jah, aga me selles mõttes ei pea seda... Vaata, et sa paned õigesse kohta, et siis sa tead, kui süüa järg oli. Näita, mis sa kakad siis pildi peale. Jah, jõuke kaka, jah. Koha ja kaka. No vähemalt see õpetaja ütles, et ta on autor. Jah, tema on autor, jah, just. Aga ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ta ütles. No vaata, siit pealt saate, ma näitan, kus saab raamatu autorit lugeda. Muidugi. Näed siin. Joo, muidugi. Iga amatöö peab. Andrus Kivirehk. Andrus Kivirehk. Rassu, aga nüüd oleks vaja see taarakott viia kuuri. Ma panin ukse juurde valmis. Sinu taskuraha. Rasmus tavaliselt korjab mingi hunniku taarat kokku. Nagu paneme muudkui mu... Pane need. Mulle meeldib suured töötavad. Joo, pane minu kroksid. Pane. Need sobivad täpselt, mul vaja ka neid. Need on kõige mugavad. Meil on siin taarase tünn. Ei oot, mul nagu paidi ajab päevalt. On jah, oleta vaata, kui sa trepist lähed. Taaratünn on siin ja siis sinna panen paberkoti sisse ja iga kord, kui täis saab, siis Rassi jääb peale maja taha kuuri. Ja siis, kui maja taga kuuris on suurem hunnik, ma ei tea, 10 kotti või niimoodi, siis ta viib ära ja saab oma taskurahale lisa.
nii, paneme raamatu siis siia üles, sest muidu meil on kohe teine väike inimene veel, kes tahab hirmsasti kõiki raamatuid lugeda. Mina sain omale lõpuks omati kohvi. See on igakordne dilemma on mõelda, et kas siit videost midagi on näha, aga nagu selles mõttes, et on mida vaadata ka või. Et see filmimine on siik huvitav. Aga ma lihtsalt tahtsin näidata, mul tuli siit sellest siin on praegu nii hästi lõhnavad põhingid. Murkaga seda tuppa või? Ma ei tahtnud murget enne tuppa lasta, sest siin oli see osonaator käinud. Mul tuli kuurist mitmeid neid tarbeklaasi kõrvad äkki sai ka tarbeklaasi igasuguseid vaase ja asju välja, väikseid, suuri, erinevaid. Saan ühte veel näidata. Näiteks selline suur kollane. See on kohe ikka nagu suur. Siis ma tõingi, panin mingit põldu ja pojangi sisse, aga mul ongi nad nii juba ära jõudnud, et tegelikult peaks need ära viskama ja tooma uued asjad sinna vaasidesse. Pojangi veel on, aga pojangid annavad nii hea lõhnaga tuppa. Pean minema see murka ikka sisse laskma nüüd. Ja nii toredad tassid. Kuna me ei ole nii ammu näinud, see üldse ei tea, mida ma ostnud on. Ma pean seda näitama. Mul on selline tass. Siin on mami kirjas, seest roosa. Ja see oli tegelikult komplekt, nagu nii armas komplekt. Ja see komplekti teine tass on mini, ehk siis vastupidiste värvidega. Nii proovin sulle näidata. Selline ja selline. No imearmas. Ja siis me Hannaga koos joome, panen talle siia juua ja siis ise võtan sealt kohvitassist. Nii et pole vlogi olnud, kui Selli pole näidanud, mida teile ostnud on. Lõpetame siin, kus alustasime. Jah, köögis, nagu alati. Päev alustatakse köögis ja päev lõpetatakse köögis. Et sööme ja magame. Ja, sööme ja magame ja... Kell tegelikult ei ole üldse palju, kell on 7:30 õhtul. Aga Hanna läks just ööunne ja ma tunnen, et ma olen nii väsinud. Või sul magasin üsna vähe ja homme mul on niuke väga pikk ja keeruline tööpäev. Nii et... Tahaks öelda, et mõnes eluaastas lapsed on väga lõbusad reisuusellid. Hanna praegu on. Jah, see vanus on väga hea reisida sellist. Hannale väga sobistanud. Ta on nii niuke laadna, et ta on nõus minema autosse ja siis ta kuidagi saab, nüüd ta saab juba aru, et see ei ole igavene nagu. Muidu varem oli minu arust see, et kui ta oli juba pikalt autos olnud, siis ta ei tahtnud enam tagasi minna, sest ta arvas, et vaata see nagu ei lõppe ära. Aga nüüd kuidagi, et ta saab aru, et natuke maad sõidame, et siis saab jälle välja ja jälle mingi tore asi. Ta tegelikult oli hästi tubli täna. Oli. Et eks ta ka väsis õhtuks ära, sest magas päeval autos ainult mingi 35 mintse. Aga ma saan tast aru. Aga ma ütlen, et tegime asja praegu Otsa lahti ja vaatame, kuidas edasi läheb. Proovime siis edasi ka filmida või? Järgmine nädal filmime. No, proovime. Aine. Vaata, mis saab. Ajad on siuksed, kus praegu on. Et kui teil on mingid küsimusid, mida te tahate Hiiumaalt näha, et mida me filmime, siis et me filmiks midagi, et me võime proovida. Või teada tahate. Kusjuures hästi paljud inimesed ikkagi kirjutavad mulle Instagrami ja küsivad, et mida suvel lastega teha või perega, et tuleme, ma ei tea, juulis või tuleme augustis. Et mida soovitad või kus süüa või kus, ma ei tea, ööbideni. Et peaks panema selle reisikava kokku. Ma tegelikult olen enam-vähem pannud ka mingid asjad nagu välja mõelnud ja siis kui saadan inimestele. Aga tegelikult on siin teha küll. Ja tulge siis minu juurde maalima ka. Et kui te juba Hiiumaale tulete, siis saadki teada. Ja tulge, ma võtan teid maalima. Toidukohtadest nii paljud, osades kohtades on laste nurk, et lapsed saavad mängida seal. Ja on lapsetoolid ka. Osades kohtades ei ole seda. Aga ööbimised, muud asjad, see, mis teile sobib tegelikult. Aga minu arust on alati hea mõte, et kui on ilusad ilmad, siis
igast toidukohast saab toidukohas osta. Et pigem võtke kuskilt head toidukohas ja minge istuge rannas või kuskil mõnusat rannapikniku. Kus te tunneksid mugavalt ennast. See on kõige mõnusam. Lastega jumala hea, lapsed lobivad kive võtta ja ise saad head sööki süüa ja see on niuke. Jah, mitte ei pea olema palavas ruumis või kuskil. Kõik loevad teie suupisteid. Suutäisi, kui palju te sööte seal, et pigem oske kaasa ja minge loodusesse. Mere ääred, nautige pikniku. Igal juhul tulge Hiiumaale. Jah, tulge. Tegelikult siin on väga tore. Kuule, aga lähen magama. Või noh, mina lähen. Jah. Sina vist ei lähe või? Mina veel ei lähe. Näeme siis, kui näeme. Aga loodan, et äkki järgmine nädal. Tavai. Tšau. Tšau.